No tere kõigile, Hõbekunn siin ja mõtlesin, et vaataks täna, teeks ühe väikse lühikese video teile, et vaataks, mis väärismetallide hinnad teinud on. Et hetkeseisuga siis maailmaturu hind 1 unts hõbedat, hetkeseisuga siis 40 eurot ja 33 senti. Ja kuld 1 untsi kohta 3314 eurot. Kulla ja hõbeda skaala on siis hetkel 82:1. Ehk siis 82 untsi hõbedat on vaja, et osta omale 1 unts kulda või siis vastupidi vahetada. Ühesõnaga skaala on hetkel selline 82:1. Mis veel? 2026 aastaks ennustavad suured pangad, et 1 unts kulda on $5000. Et päris rets. Huvitav, kui kiiresti me selle hõbeda 50 euro peale saame. Et 40 saime nüüd kätte ja näib ainult tõusvat. Et maailma keskpangad siiamaani jõhkralt ostavad kulda kokku. Ja nii on. Ja ka erasektoritesse väga palju on juba uudiseid jõudnud, et seda on ka näha, et paljud uudisesaidid ja muud kohad juba räägivad väärismetallidest ja kui hästi kuld teeb hetkel edusamme. 2026 aasta esimese poole peale mingi pank siin just täna lugesin 6% hinnatõusu lisaks sellele. Et ma ei tea, igastahes kõik ennustavad, et tõusevad need metallid edasi. Et mina arvan, et ka praegu ei ole veel hilja väärismetallidesse investeerida, kui teete seda mõistlikult ja teadlikult. Mida soodsamalt saate, seda parem, nagu ikka. Ja ma arvan, et teie investeeringud või pensionifond võib teile tulevikus päris hea kasumi tuua või siis vähemalt teie vara säilitada. Aga inflatsioon, paberraha lihtsalt sööks ära teie pangakontol. Et kui hõbe on siin praegu 40 eurot, siis mina isiklikult ikkagi arvan, et hõbe peaks olema seal 3-kohaliste numbrite juures, arvestades kõiki asju. Aga selle kohta saate mu vanemaid videosi vaadata, et ma olen sellest küll ja küll rääkinud. Aga mina arvan, et kui võtta kõiki maailmas toimuvat arvesse, kõiki ajalugu, mis kunagi juhtunud ja kõike, siis hetkel peaks olema hõbe 3-kohalise numbriga. Aga ka kuld tõuseb ja tõuseb ja tõuseb, et mõlemad hakkavad nüüd minema. Et varem oli, et hõbe jäi kullast päris palju maha, aga nüüd on vaikselt hõbe saanud ka jälile ja läheb sinna ülespoole. Et mina arvan, et ei ole veel hilja investeerida. Küll aga on päris kättesaamatu paljudele juba 1 unts kulda. Et näiteks kui 1 unts kulda on 3314 eurot, 1 mündikene, siis tavalisele tööinimesele, kes on keskmise palgaga, et temale on see üsna kättesaamatu juba. Ja alternatiivid on siis igasugused sellised väiksemad kullast mündid. Et on võimalik juba 300-400 euroga saada omale selliseid. Ja kas või aastas seal mõned kokku osta tuleb igat pidi kasuks teile kõigile. Et nii on. Ja miks ega alati ei pea siis kulda ostma? Hetkeseisus nähakse ka hõbedal siis väga suurt hinnatõusu. Ehk siis kas või 1, 2, 3, 4 münti kuus. Kas või 1 münt, kasuks tuleb teil ikka. Aasta peale 12 münti juba, kui te ainult 1 mündi kuus ostate. Aga kui te ostate 2 münti kuus, 24 juba. Aga kui te saate veel rohkem lubada, pikas perspektiivis see tuleb teil igat pidi kasuks. Ja võib-olla kui te tänasel päeval ostate, aasta pärast juba mõtlete, et kurat, maru hea, et ma ikka sellel ajal ostsin, et kes teab, mis tollel hetkel need hinnad on. Et vot sellised lood. Selline väike video siis täna 2025 aastal, täna on 1. oktoober ja siin oli Hõbekunn, näeme järgmises. Tšau!